Tänases töötoa nurgas otsustasin teha ühe töölaua jalad. Õigemini tegelikult terve töölaua, aga lauaplaat on terves tükis kauplusest ostetav liimpuitplaadina, nii et ise teha tuleks ainult töölaua jalad. Idee ja sellise juhise, nii nagu ikka läbi Puumarketi, Pinteresti klikkimisvõimaluse ja tulemus oli siis mul selline, kuid mõte on teha siis sellised pukid lauajalad, millel on võimalik ka kõrgust reguleerida. Materjal ostetud siis praktiliselt selline, et teda laiusesse lõigata ei ole vaja, pikkusesse lõikamine ainult nurgasaega. Esimene asi, paneme raamid kokku, valite niisugused kruvid, millel on selline ettelõike soon sees, need kruvid ei lõhu puitu ega lõhesta nii palju. Istud oma kohtade peale. Jalgad ja otsad on, näete, niimoodi kaldu lõigatud, kahtepidi kaldu. Üks kaldupind siis toetub siia vertikaalse laua osa vastu ja teine horisontaalse laua osa vastu. Kruvi, nähtav kruvi ei ole teatud tööde puhul kole ega patu asi. Pitskruviga fikseerin ta oma koha peale ning nüüd ma saan keerata teistpidi. See pukk peaks olema kindlustatud tingimata ka ühe diagonaalsidemega. Paneme diagonaalsideme sisse. Ja nüüd on juba see puki olek on oluliselt tugevam. Ma panen need spoonikillud siia kruvide kohtadesse alla. Nagu näete, tegelikult seda vahet praktiliselt näha ei olegi. See tõstetav laud siin vahel saab vabalt liikuda. Ma pean kaks poolt nüüd omavahel kokku panema. Edasi tuleb asi fikseerida pitskruviga. Nüüd kui pukk on valmis, siis tuleb ära teha ka see laud, ära vormistada see laud, mis hakkab siin vahel niimoodi üles-alla meil liikuma. Selleks, et see laud korralikult fikseeruks, mõlemad poolt käib hästi läbi, siis peame siit läbi puurima augud, et me saaksime pulgad panna, sellised fikseerimispulgad, mis siis fikseerivad selle asendi vastavalt sellele, kui kõrgele me oleme selle laua tõstnud. Nad käivad siia siis sellisena sisse. Me saame selle laua panna ka kalde all või mingisugust sellist käsitööd teha, mis eeldab, et laud on teie poole kaldu. Ja selline ta siis sai. Nagu näete, kõrgust antud juhul on piisavalt. Me saame veel allapoole lasta, saame kõrgemale tõsta, kui vajadust peaks olema. Ja mis minu meelest selliste laudade juures on eriti hea, kui ta on meil majapidamises olemas ja hakkab millegi pärast segama. Ta võib ju tegelikult kergelt lahti võtta, paneme kuskile seina äärde ära, saab tantsuruumi ja taas, kui söömisaega on käes, siis paika ja tadrikud lauale.